Okay. It's open. Verified. I'm moving outside. Okay, I'm letting go. Copy that. I'm starting to drift away. You're doing fine. I'm beginning to see a point of light on the horizon. It's getting larger. I'm getting some pretty good oscillations. Armsad sõbrad, tunneme koos rõõmu selle uhke ja ilusa tänava üle. Elagu Soo tänav, hurraa! Ja andke käärid edasi veel, kes tahab lõigata, kõik võivad saada linditükke. Hoidke nüüd alles, meile võib need lindama. Mis kalamaja kaitse ilma kalata? See on teile tõnutäheks. Ütleme nii, et isegi 2010 juba olid meie siuksed sisemised omavahelised arutelud sel teemal, et mis sest Soo tänavast peaks saama. Kuskilt oli juba aimata ka, et hakatakse ühel hetkel seda remontima ja siis oli see mõte, et kui juba remonditakse, siis tuleb teha ta palju paremaks ja tuleb väga hästi remontida. See mõte hakkas juba 2010 pihta. Autod kihutasid üksteisest mööda. Pori lendas. Isegi akendest sisse mõnedele inimestele, kes tänava ääres elasid. See tänav oli elukeskkonnana päris kohutav isegi. Antud juhul sai kirjutatud selline artikkel pealkirjaga Teekond Soo tänava uuesti sünni poole. Ja sai reageeritud kohe siis, kui riigihankel oli projekteerija välja valitud. Me võtsime temaga ühendust ja alustasime omal algatusel koostööd. Siis SKA inseneribüroo, kes selle projekti tegi, nendele tuleb öelda muidugi palju kiitust, et nad olid koostöö valmis ja ei hakanud omal algatusel liiga tegema, vaid kuulasid tegelikult, mida siin arvatakse, mida soovitakse ja võtsid neid mõtteid arvesse. Minu töö oli antud juhul arhitektina mõelda välja mõõdud, tegelikult on ju 3-mõõtmelise ruumiga, mõelda välja põhimõtteline tänavaruumi jaotus, kuidas moodi jaotub sõidutee, kõnnitee, rattatee ja lisaks missugused ruumilised elemendid seda ruumi jaotavad. Et avalik ruum on nagu meie ühine elutuba, kus me juhuslikult kohtume seal me veedame päris palju aega ja mida parem see tänav on, seda rohkem selliseid meeldivaid olemisi ja kohtumisi ja toredaid sündmusi tegelikult nagu saab toimuda. Võib-olla see areng, millal inimesed tänavatelt ära hakkasid minema, ühest küljest tuli see või läks see nii koos teleriga, eks ole, kui teler hakkas võtma kohta sisse elutubades ja said neid inimesi vaadata sealt telepurgist, mitte ei pidanud tänavale minema nendega kohtuma, aga ma arvan, et täna on väga paljudel see teler tegelikult juba taskus kaasas mõnes mõttes ja samuti, eks ole, arvuti, et jälle otsitakse tegelikult seda nii-öelda vahetut kontakti ja tihti tehakse ka juba avalikus linnaruumis tööd ja kõiki asju nii-öelda korraga, et see olukord on jälle nagu muutumas.
Huvitav on vaadata seda, et jah, et Eesti esimese vabariigi ajal jalgrattakasutuse poolest Eesti ja Taani olid maailmas nii-öelda esinumbrid. Ja siis muidugi läks ajalugu nii, nagu ta läks, et nii nagu ma mainisin, et 60-ndatel Kopenhaagenis teadlikult hakati analüüsima seda, kuidas inimeste liikumine jalgrattaga ja jalgsi ja ühistranspordiga mõjutab nii-öelda seda rahvamajanduslikku poolt, miks seda peaks soosima, kuidas ta mõjutab ettevõtlust ja seal on jõutud tänaseks sellise tulemuseni, et 65% kõikidest sõitudest Kopenhaageni linnas tehakse jalgrattaga. See on väga nii-öelda jalakäijasõbralik linn. 60-ndatel tõesti tehti seal nii-öelda esimene jalakäijate tänav, samal ajal kui meil planeeriti siin just nimelt neid samasid Liivalaia ja ütleme Lasnamäe kanali esimesed nii-öelda projektid. Ja meie areng läks nii-öelda ühes suunas ja nemad läksid teises suunas ja samas ma arvan, on väga hea neilt õppida, sest 60-ndatel kohtasid nemad täpselt samu nii-öelda vastuargumente, et kui me ei saa parkida äride juures, siis ärid surevad välja ja kliima ei ole sobilik ja kultuur ei ole sobilik ja me ikka armastame oma autosid, aga need kõik olid nii-öelda ikkagi inimeste peades kinni, need nii-öelda argumendid ja nende kogemus näitab, et teistsugune areng on võimalik. Märkimisväärne on Soo tänav selle koha pealt, et rohkem ruumi on antud jalakäijatele ja jalgratturitele. Tallinna linna planeerimise tavapraktikas on see erakordne nähtus ja eriti tugev on olnud see, et see on olnud kuidagi tõukavaks jõuks Eesti kodanikuliikumistele, mille jaoks on Soo tänav olnud niisugune nagu sümbolväärtusega objekt, kus Eesti piirkonna selts saavutas linnaga koostöös sobiva lahenduse, kus mõlemad pooled on rahul. Kui mõelda läbi ruum niimoodi põhjalikult, et kuidas, kes seda tegelikult tarbib, siis, ja kellel on seda ruumi vaja, siis selle järelduseni on siit võimalik kergesti jõuda, et tegelikult autodel ei ole siin teist rida vaja. Neid autosid ei ole siin nii palju, nagu me näeme ka praegu, nad ummikus ju ei ole. Avalik ruum sisaldab ka palju mõttelisi seinu või erinevusi. Siin on see ruum on selline, kus me tunneme ennast ilma masinata, nii-öelda jalgsi või jalgrattaga või mingi muu sõiduvahendiga, tunneme ennast hästi ja turvaliselt. Me saame siin rahulikult olla, teha kõike, mis me tahame. Ja siin on nüüd niimoodi, et ma siit enam ei astu. Ma ei tea, kui kaugele ma julgen minna, aga ma ei tunne enam ennast turvaliselt. See tähendab, see ruum on nagu teistsugune. See ei ole minu kui lihtsalt ruumis viibiva inimese jaoks. Need on olemuselt erinevad ruumid. Ja see sein on nagu siin. Ma arvan, üks olulisemaid elemente, mis õnnestus siia teha, on just nimelt selle koha peal ja sellise kõrgusega valgustite rida. Ta lihtsalt markeerib seda seina. Ta on nagu selline, võib-olla on ta nagu kaardin selle ühe ja teise ruumi vahel. Insener lähtub reeglina väga palju tänavate planeerimisel sellest, kuidas on tänavaid hooldada, kuidas sõidukid seal liiguvad, millised on ohutusküsimused. Arhitekt seal planeerijate tiimis oskab näha ette seda, kuidas ikkagi inimene kui kasutaja number 1 hakkab seal toimetama. Tänavate ja linnaruumi planeerimise puhul on hästi oluline see, et tänaval ei tegeletaks ainult tänava ja selle katendiga, vaid tegeletakse tegelikult kogu selle ruumiga, mis jääb, tänava tasapinna hoonete osa samamoodi korraga ja et seal tekiks nagu selline pehme front või selline
pooleldi väljas, pooleldi ikkagi ka siseruumiga haakuv ala, see on alati see koht, kus on huvitav olla, seal, kus inimesed tahavad nii-öelda kohtuda, eks ole, väliterrassid, sellised poodide esised pingid, mis võimaldavad sellist viibimist, et see, mis siis jääb meie nii-öelda silmavaate kõrgusele, see on hästi oluline, et need nii-öelda hoonete fassaadid ja kõik, mis on, ütleme, portaalid, haljastushoonete esine, sildid, kogu see nii-öelda väike maailm, mida võib-olla ei ole nagu peetud kuidagi oluliseks, aga mis tegelikult just sellises linnakultuuri ja inimese tänavale saamise protsessis on hästi olulised. Avaliku ruumi projekteerides tuleb mõelda selle seina peale, samal ajal maju projekteerides tuleb mõelda sellele, et see maja fassaad moodustab ühe osakese avaliku ruumi seinast. Me tahtsime tegelikult Kalamaja kindlasti, me ei tahtnud kindlasti teiste restoranide lähedale. See on niisugune kant, mis on nagu areneb põhimõtteliselt iga kuuga areneb siin midagi. Tuleb asju juurde ja me nägime potentsiaali. Kui me selle pinna või selle ruumi saime, siis see tänav alles seda remonditi, et see oli kõik üles kaevatud. Ja me teadsime, et see ei saa valmis enne 2013 sügist. Ja et meil on aega veel, et enne me niikuinii ust ei ava, kuni see tänav on avatud. Ja kuna ma olin näinud seda tänavaplaani, siis ma teadsin, et see tuleb hästi lai kõnnitee, kus sõidetakse ratastega, kus inimesed hakkavad hästi palju liikuma. Sest algne Soo tänav oli autodel hästi lai, jalakäijatele hästi kitsas, et siis ei oleks nagu selle kohal ka potentsiaali. Aga praegu ma arvan, et see on väga õige lahendus, et inimesed saavad rataste ja autode ja lapsevankritega väga hästi liikuda. Plaan on nagu õige, et nad seda tegid. Praegusel hetkel Tallinna niisugune peamine ettevõtluskeskkond, mis toimib vana- ja kesklinnas. Aga miks ei võiks see ettevõtluskeskkond rohkem laieneda ka ümbruskaudsetes osas, alustades Kalamajast ja näiteks sealt edasi Pelgulinna, miks mitte sinna Kadrioru poole ja märksa rohkem ja jõulisemalt arendada? Miks ei võiks me Tallinnat nagu välisturistidele ka rohkem turustada, kui mitte ainult vanalinna, vaid kui pigem linna, mis ongi paljude erinevate nägudega ja kus on erinevad näiteks väga rikkalikud miljööalad, mis pakuvad hoopis teistsuguseid võimalusi, kui vanalinn seda teeb. Plussid kahtlemata on see, et see tänav kaevati madalamaks. Et see on üks asjadest, et majade tervislik seisund on sellega kindlasti paraneb, et see on kuskil 30 senti või 35 sentimeetrit või palju see madalamaks kaevati. Ja kui varem siin näiteks konkreetselt selles majas uputasin, et kui autod mööda sõitsid, vesi võitis akende peale, et nüüd voolab see vesi ilusasti ära nendesse, kuidas need nimetatakse, need kanalisatsioon või rentsel või... Tilada. Kuna ennem oli 2 rida ja need autod kihutasid seda tänavat pidi, siis tänaseks päevaks on kiirus nagu väiksemaks muutunud. Selle koha peal siit on juba natuke kulunud, aga on selline väike jõnks autodel, et ta on sunnitud natuke kiirust alla võtma ja see juba muudab selle ruumi teistsuguseks. Ja lihtsalt tänava kitsendus juba selle õige koha peal aitab nagu autole anda märku, et niimoodi, võta nüüd kiirust alla, et siin on selline koht. Siin me kasutasime sellist vahendit, see tegelikult pärines juba Mihkel Meieli lõputööst, et tekitada sellised kõrgendatud ristmikud niiviisi, et jalakäija läheb ühes sujuvalt enam-vähem kõnnide tasapinnal üle tee ja auto saab aru, et tal on seal väike jõnks, et ta peab aeglustama. Selle tulemus on tegelikult isegi
niisugune, et võib-olla autode läbilaskvus isegi paraneb selliselt selle tagajärjel. Tegelikult see liiklusvoog isegi paraneb. See mõjub väga huvitavalt selles mõttes, et kui ma olen jalakäija ja ootan tee ääres ja ma näen kaugelt, et auto aeglustab, siis ma lähen üle tee. Jalgrattaga mul võtab see 1 sekundi. Ma lähen üle tee ja see auto ei peagi kinni pidama. Selle ristmikuga sai päris palju tegeletud, et see nurk, see on see Topsi nurk. Kui me tõmbasime lõpuks selle joone nagu siia, siis nüüd on tegelikult Topsi ees selline mõnus paras ruum, kus inimesed saavad sumiseda viibida, sinna saaks ka mõne pingi panna. Ja tegelikult see, et me joonistasime selles pisikeses lõigus, see on tegelikult võib-olla, see ei ole 10 ruutmeetritki, aga ühe siukse tüki juurde, et just siin siukse rustmiku peal kõrtsi juures on nagu ruumi, see tegelikult muudab ruumi kasutatavust küllaltki palju. Keegi võib tuua siia teise tooli ja see võib linnaruumis väga hästi toimida. Mul on vähemalt ruumi selleks, et niiviisi linnaruumi nautida. Algus oli vana niisugune jube tänav, jube maja. Nüüd on nii, et maja on endiselt jube, aga tänav on ilus, aga rahvas käib. Esiteks on see, et see rahvavoog on nagu muutunud hoopis. Vanasti oli ju, kui me Topsis hakkasime tegema, siis me mõtlesime seda, et siin kandis tegelikult inimest ei liikunud. Soo tänavat mööda ju mitte keegi. See oli niisugune klapid peas, lähed ja tuled. Ma ju sõidan kogu aeg seda tänavat mööda ja kõnnin esiteks, kui palju siit ratastega inimesi, lapsevankritega, siit läheb ju nii palju noori peresid juurde, et see on ju super. Siin just see lai kõnnitee ja see liikumise värk. Autoga on muidugi parem siin sõitanud, sellepärast, et vaata see jalakäijate ala on nii lai. Et ei ole mingid jalgrattureid tee peal ja kõik sõidavad ju selle laia tee peal. Et sa nagu autojuhina tunned ennast palju turvalisemalt. Muidu on see, et kui oli see hästi kitsas, vaata, ja kaherealine, sa alati tunne, et nagu keegi astub sul kohe ette või tegelikult inimesed käivad ikka suht kaootiliselt üle tee. Et sa näed nagu palju paremini ja kuidagi see tänav on minu arust nagu super tänav, mis siit lõpuni läheb. Enamasti on nii, et see, missugune on avalik ruum, see mõjutab seda, missugused ärid eelkõige, natuke võib-olla ka elanikud, aga eelkõige missugused ärid sinna tänavaäärde tulevad. Et selline tänavaruum, kus on nagu kus inimesi on palju ja kus inimestel on üldjuhul nagu hea olla, see soosib just seda laadi ettevõtete, nagu on ka see Tops, milles me praegu viibime. Aga kõik võimalikud muud kohvikud, nagu tulekud siia. Võib-olla lihtsalt poed, kus inimene astub möödakõndides läbi. Meil on tegelikult, see on suurem ja palju laiem ühiskondlik probleem, et asumisisesed ärid ja poed on nagu kadumas. Kodu lähedalt on ärid kadumas, mida inimene tegelikult võib-olla vajaks igapäevaselt. Kui kesklinna pere tunneb, et ta peab omama 2 autot, et oma igapäevased asjaajamised saada aetud, laste tervis halveneb, kuna neid tassitakse autoga igale poole, kuhu nad võiksid minna jala. Nad ei ole iseseisvad inimesed, kes teevad oma otsuseid linnaruumis, vaid ootavad, kuni neil auto järgi tuleb. Samuti, kui linn tühjeneb tänu sellele, et enamus sellest mõnusast ruumist on siin autode all, mis 90% ajast pargivad, siis ilmselgelt see linn ei ole enam konkurentsivõimeline.
selleks, et Tallinna linnast ja üldse Eestist saaks niisugune tõeliselt inimesekeskne linnaruum saaks tekkida, saab linn ja riik hästi palju ära teha. Olgugi, et linn ja riik ei oma maad, siis siiski nad saavad liikluse planeerimise ka hästi palju mõjutada linna ja tänavate olmet ja eluolu. Väga lihtne näide on nagu sellest, et kus Rootsis Lundi linnas näiteks ühes terves linna osas võeti kõik liiklusmärgid ära. Alguses inimesed arvasid, et mis nüüd juhtuma hakkab, et inimesed hakkavad üksteisele otsa sõitma, sellepärast et nad ei tea, kelle nad peavad teed andma ja kuidas siin käib, siis tegelikult statistika oli hoopis vastupidine, liiklus muutus palju turvalisemaks. Inimesed olid ettevaatlikumad, nad mõtlesid rohkem ja liiklus muutus palju rahulikumaks ja turvalisemaks. Võib-olla kõige suurema skaalalised näiteid on näiteks New Yorgist, kus Taani arhitekti Jan Gehli eestvedamisel pandi esialgu väga lihtsate ja odavate asfaldi värvimisega kinni kogu Broadway autoliiklusele. Ja sellest on saanud nagu kogu New Yorgi liikluse rahustamise õpik, mis põhimõtteliselt põhinebki väga lihtsatel ja käepärastel vahenditel. Teine hea näide on näiteks Kolumbiast ja Bogotá linnast, kus Leedu päritolu linnapea, kes oli legendaarne ülikooli professor, kes sai üksikkandidaadina Bogotá linnapeaks, esimesel tööpäeval lasi lahti kõik 3000 Bogotá liikluspolitseinikku ja parkas nende asemele miimid. Sellised valge näoga ja valgete kinnastega tüübid, kes siis hakkasid rahulikult inimestele uuesti õpetama, kuidas liiklus käib. Et kõik sellised ebatraditsioonilised ja taktikalised linnaplaneerimise võtted on tegelikult praeguse tänapäeva linnaplaneerimise väga oluline teema. Ja see on siin ühine õhtusöök, kus kõik need inimesed, kes Kalamaja päevadel osalevad, tulevad siis kokku võtma tänast päeva koos oma toidu ja joogiga ja naudivad seda sünergiat edasi. Tänased sündmused, Kalamaja päevade sündmused on väikseks vihjeks sellele Vana-Kalamaja tänava tulevikule või see võimalustele, kuidas seda tulevikus kavandada. Kalamaja puhul on tegelikult ikkagi lahendamata üks põhiprobleem, mis on Kalamaja sidumine ülejäänud linnaga, kesklinna ja vanalinnaga. Et see, kuidas ikkagi linnas ületada need katkestused, mis meil on, et minu jaoks Tallinn on selline nagu arhipelaago, kus on sellised põnevad üksikud piirkonnad, aga nende vahel on tohutud katkestused, eks ole, nagu meil on kogu see Bastioni vöönd, seal ümber olev liiklusvoog, eks ole, siis raudtee, et me peame leidma, nagu täna on nagu planeerimise ja Tallinna arendamise põhiküsimus, kuidas leida pääsud ja kuidas tekitada nagu see sidusus nende erinevate saarekeste vahel. Praegu, kui Kunstiakadeemia kolib Kotsepuu tänavale, siis see annab väga jõulise tõuke jällegi Kalamaja sidumiseks, aktiivsemaks sidumiseks vanalinnaga. Lisaks just nimelt võib-olla, et kui Kunstiakadeemia kolib Kalamaja, siis on võimalik sealt edasi mõelda, et kuidas see Kalamaja mõjutab. Et eriti huvitavaks linnaplaneerimisvõtmes, ma arvan, oleks Vana-Kalamaja tänava kordategemine, mis seoks jällegi, kui mõelda niisuguse mõttelise teljena, Vanalinn, Kunstiakadeemia, Kotsepuu tänav ja Vana-Kalamaja tänav ja meri, seoks omavahel ära Vanalinna ja mere. Tallinnas on kogunenud väga mitu kihti, et kui all on Vanalinn, siis on 20. ja 19. sajandi puit- ja tööstusarhitektuur, meil on olemas modernistlik nõukogude pärand ja nüüd on peale tekkinud selline väga eklektiline kapitalistlik ruumipärand. See kõik on moodustanud Tallinnas selline väga eklektilise lapiteki, et sellest samas eklektilisus Tallinna väärtus peidus ongi. Sageli paljud
inimesed üldiselt nagu ei oskagi küsida või mõelda, et tegelikult võiks oma kodu ümbrusest või keskkonnast rohkem tahta. Tänav, see on autoliikluse jaoks ja iseolemise jaoks on kas mingi hoov heal juhul või siis veel parem kuskil suvila linnast väljas. Aga tegelikult nii ei peaks olema, tegelikult linnaruum on elukeskkond, et siin peakski olema mõnus elada, mitte magada, vaid elada. Siin ta peaks olema hästi siuke mitmekesine koht, et kus on töökohti, kus on elukohti ja kus on õues kohta, kus olla, et see peaks olema, üldse ühe linna eesmärk peaks selline olema, ta peaks võimalikult elatav koht olema. Et see on huvitav jah, et arhitektiga seostatakse tavaliselt maju, aga kui toimub mingi avaliku ruumi projekteerimine, siis miski pärast, mis on nagu majadest väljas, majade vahel tegelikult, siis tavaarusaama järgi justkui nagu ei peeta seda arhitektuurseks objektiks. Võib-olla ta on sageli rohkem arhitektuurne objekt. Aga avaliku ruumi puhul on see vähe tähtsustatud ja see Sootänava projekteerimise, arhitektuurse projekteerimise protsess oli siuke väga erandlik, et lihtsalt mõni arhitekt lihtsalt arvas, et tahaks nagu selles osaleda ja siis mõtleb neid asju läbi. Antud juhul selle Sootänava ehitamine maksis kas 1 miljon või isegi rohkem, äkki isegi 2 miljonit eurot. Ja see on nii suur kulu avalikule sektorile, et seal tuleb tegelikult väga hoolega läbi mõelda, et see lahendus, see, mis ehitatakse ja kuhu see raha pannakse, et see pandaks pikaks ajaks õigesse asja.